Tere pimedat sügisõhtut siit Nõva rannast. Kell on 9 läbi 10 minutit ja on 8. oktoober 2025. See on nüüd selline lestailm, kus kõik tingimused on ideaalsed. Piserdab natuke vihma, tuul on tugev, selja tagant on kott pime. Vaat see on üks õige lestailm minu arvates. Tulin Tallinnast bussiga, jõudsin Nõva peatusesse ja tuli matkata natuke ka siia randa 11. puhketaskusse, kus on minu põhiline koht. Sain õnged just sisse, vaatame, mis toimuma hakkab. No nii, nüüdseks on siis krevetid vees käinud. Mul on kokku 3 õnge, nende peale 6 konksu. Esimesel kontrollimisel kõik 6 konksu olid tühjad. Aga teisel kontrollimisel sain ma 2 lesta ja 1 mudila. Lestasid ma teile näitan. Nad on sellised pigem väiksepoolsed, aga õnnelik olen ma nende üle ikka. Aga mudilat ma teile ei näita, sest see on nii kole kala, et isegi Tabasalu kirjandusõpetaja Jürgen Rooste on temaga võrreldes väga kaunis looduse looming. Järgmise kohtumiseni!
Nii, olen jõudnud oma puhkekohta, riietun ümber siin natuke ja hakkan siis nõva poole tagasi astuma. Kiire kokkuvõtte tänasest. Võib öelda, et lest oli siin Peraküla rannas täna öösel täitsa olemas ja ka võttis. Kokku sain 12 lesta, 10 läks kotti, 2 väiksemat viskasin tagasi. Võib täitsa rahul olla sellepärast, et 21. septembril ma sain siit 1 lesta ja 23. august 3 lesta, nii et võib rahul jääda. Vahepeal jalutasin ka umbes kilomeeter Suure parkla poole. Seal üks püüdja just lõpetas oma püügiõhtut ja ütles sellise huvitav asja, et ussi justkui võttis isegi paremini kui krevetti temal ja andis mulle 3 karpi Poola ussi kaasa, aga ussiga ma siiski püüdma ei hakanud, sellepärast et ma sain ka 2 mudilat ja mulle tundus, et võib-olla see uss hakkab sellele mudilale meeldima ja püüdsin siiski krevetiga täielikult tänasel ööl lõpuni välja. Nii see püügiöö oli. Selleks aastaks Perakülaga lõpetan ja tuleb hakata jääd ootama, mis muud.